videolõunatund Nõmme raadios. Nii, tere maailm, ütleb Nõmme raadio nagu alati ja loodetavasti varsti ütleb seda ka Margus Leppa ise. Soovime tervist ja aitäh, et sa praegu selle saate üles võtad. Nüüd esimene asi, enne kui me edasi läheme, on see, et ma tahaks tänada kõiki selle meie stuudio ja saate ja kõiki neid toetajaid, sellepärast, et ilma nende tugedeta tegelikult seda saadet ju ei oleks. Muide, eks see natukene ole ju siuke natuke ebaaus, et neid, kes kuulavad, on rohkem kui neid, kes toetavad. Et ühesõnaga ühed nagu maksavad selle saate eest, aga teised nagu lihtsalt tulevad nagu kinos ilma piletita viimasesse ritta. Aga no seda enam suur aitäh neile, kes meid tähele panevad, toetavad ja tegelikult ikkagi muidugi ka aitäh kuulamast. Nagu alati me alguses ütleme ka, mida tähendavad need asjad siin. See 4 küünalt on üle jäänud, kujuta ette advendi aegadest ja meile ju tegelikult kogu aeg tundub, et advent, et see jumal talvel ja nii edasi. Kui kujutanud endale ette, meil on siis praegu praktiliselt juba aprilli lõpp ja me ikkagi põletame veel advendi küünlaid, nii et see on aga lasta siis pealegi olla ega natukene sükest tulekest ja seda. Me võime ju muide alati öelda, et see suur küünal, mille ma viimasena põlema panen, et see ongi lähenev jaanituli. Vot, niisugune variant ka. Ja siis ma alustaksin võib-olla kõige tähtsamast sõnumist, mis praegu on ja juhiksin kõikide tähelepanu ja teeme tähtsuse järjekorrast. Alustame kõige tähtsamast. Ja kõige tähtsam on see, et praegu on saabunud aeg, mil tuleb vahetada autokumme. Ehk ühesõnaga kõik need ähvardused ja lootused, et varsti hakkab lund sadama ja nii edasi, ei vasta tõele ja kummi vahetamise aeg on käes. Tegelikult, kui me oleme selle nii tähtsa sõnumi juba edasi saatnud, edasi öelnud, nii edasi, siis võib-olla peakski nagu saate ära lõpetama, aga kuna jutt jookseb, siis ikka ei lõpeta ka. Oota, mul üks paber läks ära. See on üks teema, millest me peaks rääkima, aga me ei räägi sellest täna. Muide, kui rääkida maikuust ja nii edasi, siis meil ülikooliks, kui ma käisin, siis oli niimoodi, et maipühade ajal ja novembripühade ajal kihutati üliõpilased välja rongikäiku. Mitte kõik, aga enamus. Ja seal oli kokkuleppe meie kursusel oli üldiselt oli nii, et rongikäiku pidid minema kõik need, kes Tartus elasid. Aga kõik need, kes olid tulnud mujalt üle Eesti, said selle 2-3 päevaga koju sõita. Ja selle tõttu ma olen kõigis mai ja novembri rongkäikudes käinud kui tartlane, kes siis kärutati oma kursuse poolt marssima. Muide, seal oli ka oma plusspunkt, et nendele, kes marssisid, nendele pandi ülikooli kohvikus kohad kinni ja selles mõttes ei pidanud pikalt ootama siis kui viina võtmiseks läks. Aga see viinalugu ja nii edasi tuletab mulle meelde, et vähemalt üks kord, mul on täitsa silme ees, et ma ei oska aastat öelda, on olnud ikkagi ka nii, et maikuus sadas lund. Ja et 1. mai rongkäigus oli paha olla, sellepärast oli lumi ja lörts ja mis iganes. Ja kui sa olid kevadmantega tulnud, siis ikka põhimõtteliselt jäid ikkagi külmetusse igal juhul. Nii et öelda nüüd, et nüüd on siis lõplikult suvi käes. Ütleme siis niimoodi, et vähemalt aastal 71-23 või kuskil seal kandis, kui ma ülikoolis olin, juhtus nii, et sadas lund. Ja mis seal rääkidagi, ma arvan, et praegu nii mõnelgi kuulajal käivad lõnksud ja lonksud ja muud sellised toredad tunded, et pärast vihmast 1. mai rongkäiku jooksis viin ikka ütlemata hästi. Ja mul on selline tunne, et nii maitsvat ma ei olegi kunagi enam hiljem joonud. Aga näed, niisugune lugu. Aga nüüd lähme siis ühe teise teema juurde, mis meil on osaliselt nagu laenatud, aga siiski ka nagu enda oma, on kogu see pull, mis on pühendatud Eesti Olümpiakomiteele. Eesti Olümpiakomiteel on probleem oma presidendiga, mõni ime,
Kersti Kaljulaiul on alati olnud mingisugused management'i probleemid ja ka praegu siin nagu mingil määral räägitakse ka rahadest, mis on kuskile läinud paremale või vasakule, mis on jällegi, eks ole, Isamaa trumpnumber. Mart Laar algatas selle traditsiooni, et riigi raha tuleb oma taskusse ära virutada. Ma loodan ja arvan, et Kersti Kaljulaid ei ole seda teinud, küll aga tahaks siiski ära märkida, et me paneks tähele, et tähendab, et Kersti Kaljulaid läks sinna ja seal ongi rahadega probleemid. Aga võib-olla veel tähtsam asi on see, mis puudutab Eesti Rahvusringhäälingut. Ma ütlen, et me laename võõra teema selles mõttes, et sellest rääkisid sellel samal esmaspäeval natuke teises kontekstis, nagu nad ise nimetavad vanamehed viinavabrikust, see on siis Rein Lang ja Väino Koorberg ja viinavabrikust sellepärast, et Kuku raadio stuudiod asuvadki selle vana tselluloosi ja paberivabriku ehk praegu omaaegse viinavabriku õues. Ja nemad siis kergitasid üles küsimuse, mis puudutas Eesti raadio ja televisiooni sellist teatavat objektiivsust ja ütleme sellist kunstilist ja ajakirjanduslikku taset. Soovitan isegi järgi kuulata, see oli tore saade. Aga tähendab nüüd seoses olümpiaga kerkis üles või õieti spordiga kerkis üles õieti selline kaksik probleem. Kõigepealt esimene asi, mis on ka seotud Kuku raadio sellise vestlussaatega, on see, mis toimus eelmisel pühapäeval Eesti noorte meistrivõistluste U15, see on siis 15 ja nooremad, jalgpallivõistlusel Männiku staadionil. Ja seal siis kohtusid meeskond, kelle nimi on United ja vastas oli meeskond nimega Legion. Selle vastasvõistkonna Legioni nime tuleb hääldada muide korrektselt, sellepärast et kuna tegemist on vene meeskonnaga ja vene jalgpalluritega ja üldse see kõik see asi on puhas vene värk, siis õige hääldus on Legion. Sellepärast, et vene keeles Legion kirjutatakse ühe e-ga, mitte kahega nagu Eestis. See on sama asi, nagu venelased ei taha sageli kirjutada Tallinn 2 n-iga. Ja teiseks, et tegemist on rõhuga viimasel silbil, nii et mitte Legion, vaid Legion oli nüüd siis vene meeskond seal vastas. Probleem algas peale praktiliselt kohe mängu algusest. Ma veel igaks juhuks ütlen, et seda Legioni ma olen ise näinud, kusjuures korduvalt oma 15 pluss aastat tagasi, kui mul oma poeg mängis jalgpalli. Nende kodustaadion oli Kotka staadion siin samas üleval, Kotka tänava juures ja nende külalisvõistkonnaks oli see sama Legion. Me räägime aastast 2015, 2013, 12 kuskil seal kandis ja siis oli muide, see mäng tuli mul lihtsalt nüüd läbi aastate uuesti meelde. Sellepärast seda mängu iseloomustas see, et see Legion oli äärmiselt toores. Tähendab, tagusid see, nagu eesti keeles öeldakse, kossi. Ehk vastu jalgu tähendab peksid tegelikult kogu aeg ka siis, kui sellel teisel vastasel, näiteks Kotka meeskonnal palli käes ei olnud, joosti tagant selga, löödi rusikaga Nimme piirkonda ja nii edasi. See oli see Legion 15 aastat tagasi. Ja nüüd, kui ma kuulsin, et nendega on probleemid, mul ei jää midagi muud üle öelda, kui nii ongi. Et see ei ole mingi juhus, vaid see ongi ühe sõnaga see mingisugune siuke mängustiil. Aga ma lisaksin siia juurde veel ühe asjaolu, tähendab, meil on jällegi selles mõttes probleem ühe spordireporteriga Ott Järvela, kes kommenteerides selle mängu toorest iseloomu ja nii edasi, ütles, et kohtunik oli vilets ja punaseid kollaseid kaarte ei antud ja ei vilistatud mängu seisma, siis kui asi läks tooreks ja nii edasi. Tähendab, kui nüüd uskuda Ott Järvelat, siis tegemist oli tavalise sellise jõhkra võitu või toore võitu mängustiiliga, mida ju võib juhtuda. Tuletage meelde, mis jäähokis toimub, kui mehed lüüakse boardi ja seal need udjamised peale hakkavad. Midagi taolist.
Kusjuures siis Ott Järvela ei pane tähele ja temaga koos siis nähtavasti ka teine mainstream meedia ei pane tähele seda asja, et tegemist ei olnud toore mänguga. Tegemist oli must-valgel kaklusega, millel ei olnud mänguga absoluutselt mitte mingisugust pistmist. No kui üks lööb teisele jalaga sääremarja sisse või hüppab sääremarja peale, nagu öeldakse, kork ees, see on seal, kus need korgilaadsed asjad on jalgpalliputsadel all ja pall on kuskil mängu teises servas, siis see ei ole mänguline situatsioon. See on tegelikult mitte üheski mängulises situatsioonis ei saa tekkida rusikaga rindu või löömist nimme piirkonda või midagi taolist. Muide, reaalne mängu tulemus on see, et üks Unitedi mängija, muide United on meeskond, mille juhiks ja küll mitte peatreeneriks, aga ütleme selliseks manažeriks, omanikuks ja nii edasi, on Mart Poom, keda me tegelikult teame läbi aegade kui ühte kõige korrektsemat ja kõige tublimat ja kõige toredamat ja kõige gentlemanlikumat jalgpallimängijat, tõenäoliselt, nagu on öeldud, isegi Euroopa ajaloos. Ühesõnaga, see oli see tema meeskond, see ülikorrektne meeskond, kellele siis see Legion sinna kallale tungis. Ja võt nüüd ongi see reporteri probleem. Tähendab, Ott Järvela oma kommentaaris selle mängu kohta ütles, jah, võt siuke jõhkra võitud olles nii edasi, aga oli. Et tegemist on Elise mängustiliga, ei ole. Ja võt siin on see asi, kus me peame ära ütlema asja, mis paljudele, vähemalt mõnedele meie kuulajatest kindlasti ei meeldi. Tegemist oli rahvusliku konfliktiga. See on siis venelased eestlaste vastu. See oli tegelikult selle asja sisu. Kusjuures Legion on, kuna isegi ta nimi on venekeelne, on puhtalt vene meeskond, alati seda olnud ja tegelikult ka lapsevanemad, kes seal olid, kes innustasid oma neid pätistunud lapsekesi ja nii edasi, tegelikult karjusid ja ropendasid venekeelsete kõige ropemate sõnadega kogu aeg seal ja innustasid neid kakluse jätkamisele. Nii et siis veel siin nagu Järvela ütles, et kohtunik esimest korda vilistas 18-aastane. Mis see nüüd asjasse puutub? Kohtunik võib olla 18-aastane, aga kohtunik võib olla ka 10-aastane. Kui ta teab mängureegleid, siis ta teab, millal vilistada. Ta seda ei teinud. Küsimus, miks? Ma ei tea, kes oli see kohtunik, aga see 18-aastane kohtunik, kes esimest korda elus vilistas, lihtsalt kartis neid vene lapse vanemaid, kes seal olid, et need panevad talle pärast mängu või isegi mängu ajal tulevad taga rusikaga kallale. Nii et ühesõnaga võtame selle asja kokku. Mäng, mis aset leidis, oli füüsiline rahvuslik konflikt. Need lapsevanemad, kes seal Legioniga kaasas käisid 13-14-aastastel tattninadel, on akuraat need samad, kes peksid ja laamendasid pronksi ööl. Tähendab täpselt need samad inimesed, kes olid selle Tina sõduri kaitsel väljas ja nii edasi ja sõimasid Eesti valitsust ja Ansipit selle eest, et see ära viidi, see Tina sõdur või pronksi sõdur ja kes laamendasid 2 ööd, ma korraldan 2 ööd järjest. Need on need samad, kes on Legioni lapsevanemad seal ja nii edasi. Ja see, et nüüd ei Ott Järvela ega keegi teine ei ole välja toonud seda rahvuslikku elementi, on minu arvates väga suur kapitaalne viga. Vähe sellest, isegi Kersti Kaljulaid, kes on olümpiakomitee esimees ja küll ta räägib, Kersti Kaljulaidi põhiline teema on kodune naiste peks, eks ole. Aga siis, kui tal peksmise jutust aega üle jääb, siis ta räägib sellest, et teda huvitab noortesport. Kui teda huvitaks noortesport, siis sellisel juhul Kersti Kaljulaid oleks pidanud reageerima sellele mängu intsidendile ööpäeva jooksul. Aga mitte seda, et ta räägib tont teab millest, kusjuures räägib halvasti ja sellele intsidendile ei ole kuidagi reageeritud. Siin kellegagi rääkisime, et mida teha ja et sellised asjad ei korduks ja nii edasi. Esiteks peavad olema korralikud kohtunikud number 1.
18-aastast ikkagi sinna panna ei saa. Teine asi on see, et tuleb meeles pidada, et Legion on väga vägivald. Ja kolmas minu ettepanek on see, et aga mis oleks, kui me moodustaksime Eesti Vabariigis näiteks vene noorte või vene jalgpallurite rahvusliku oma liiga. Las nad mängivad omavahel. Tähendab, et ei tekiks seda konflikti venelased versus eestlased. Meil on olemas normaalne Eesti Vabariigi meistrivõistluste sarjad, meil on karikad ja nii edasi. No, las siis eestlased mängivad Eesti jalgpalli. No, kui isegi kui me mängime kehvasti, vähemalt me mängime ausalt ilusti. Ja need siis, Legion ja need tema tüübilised ja nii edasi. Kusjuures ma kardan, et seal Lasnamäe kandis on veel ka noorte sats ja nii edasi, kes nagu ametlikult Legionis veel sees nagu ka ei ole. Nii et tegelikult ütleme kogu see Lasnamäe seltskond ja nii edasi, nad võiksid moodustada oma meistriliiga, ametlikult vormistame ära, maksavad liikmemakse ja nii edasi. Ja siis kakelgu omavahel täpselt nii palju, kui tuleb. Aga et ei tekiks seda sama rahvuslikku konflikti, mis praegu oli, mis toimub tegelikult täiesti ühes suunas, see on Vene rünnakud eestlaste vastu. Nüüd meil tuli jutuks Kersti Kaljulaiu teema. Kersti Kaljulaiuga oli juttu meil mõtlen teisipäeva õhtul. Kella 8 ajal on saade, mille nimi on Impulss. Ja seal räägiti kriisist Eesti Olümpiakomiteest. Terve rida väljapaistvaid olümpiategelasi, nende hulgas olümpiavõitja ja kindlasti üks Eesti kõige kõnekamaid tippspordi eestkõnelejaid Erki Nool. Ja teised kirjutasid alla, oli vaja 13 allkirja või 15 allkirja, 13 nad said, kirjutasid alla umbusalduse avaldamisele Kersti Kaljulaiu. No ja siis Eesti Televisioon kutsus Kaljulaiu ja siis mõned tegelased veel sinna rääkima kujunenud konfliktist ja nii edasi. Tähendab, esimene asi oleks võib-olla see, mida tuleks rõhutada. See saade oli ajakirjanduslikult ülimadal. Ta oli ikkagi nii jama. Kui üldse olla saab, saatejuht, Susi teab tema nime, ta ei oska esitada küsimusi, ta ei oska suunata vestlust, ta ei oska tasakaalustada seisukohti ega midagi. Tähendab, Eesti Rahvusringhäälingu saade oli tegelikult puhtakujuline Kersti Kaljulaiu taevasse kiitmine. Ikka kui hea ja kui tubli ja tema sai rääkida kõigist oma numbritest ja asjadest, samal ajal kui tema kriitikud ja nii edasi olid tegelikult maha surutud kogu selle tunni aja jooksul. Millega siis võib öelda, et saade Impulss, mis oli pühendatud EOK presidendi umbusaldamisele ja nii edasi, kandis seda vasakpoolset sotsiaaldemokraatlikku ja sotsialistlik liberaalset ideoloogiat, mida kannab Eesti Televisioon ja Eesti Rahvusringhääling üleüldse. Ja jama on selles, et kui aetakse ühe partei või ühtede parteide poliitikat, siis ei tohiks seda teha meie kõigi raha eest. Rahvusringhäälingut peetakse üleval maksumaksja raha eest. Mis seal, ja minu ja sinu ja kõigi nende raha läheb ju ka tegelikult sinna. Ja nüüd siis selle sama minu raha eest esitatakse ideoloogiat ja kannab seda ideoloogiat Kersti Kaljulaid ja teda toetavad, tähendab saatejuhid. Kõike seda tähendab, millega ma nõus kategooriliselt ei ole. Ja muide, see tuletab ühtlasi ka meelde natukene seda, et mida me üldse peaksime Kersti Kaljulaiust arvama. Sest ei maksa unustada seda, et Kersti Kaljulaid ei ole objektiivne ja tasakaalustatud olnud mitte kunagi. Ma lihtsalt tuletan meelde, tema presidendi aegadest oli see juhtum, kui selle poisi nimi oli, tema vannutamine ministri ametisse Martti Kuusik ja Kaljulaid oli kuskil siis oma nende tüdrukute käest või kuskil korporatsioonist või kust iganes kuulnud, et Martti Kuusik on vägivaldne. Ja kui Martti Kuusik hakkas oma vandele allkirja kirjutama, Kersti Kaljulaid tõusis püsti ja jalutas minema. Ja sa kujutad ette, minister pannakse ametisse ja vabariigi president jalutab minema. See oli tegelikult see koht, kus oleks pidanud tagama selle, et Kaljulaid ei tule kunagi tagasi, et ta läheb ära ja sinna taga jääb. Kusjuures ta kuidagi ülbelt ütles, et kui peaks selguma, sest võtta selles, et Martti Kuusiku vastu reaalselt
mingeid süüdistusmaterjale ju ei olnud, me räägime muide praegu aastast 2019. Kaljuleid, kui Martti Kuusik nüüd peaks õigeks jääma või midagi, et siis ma palun ta käest vabandust ja nii edasi. No pettus, see oli, tähendab, Kersti Kaljulaid valetas, sest Martti Kuusik jäigi õigeks ja selgus, et kogu see tema vastane kampaania ja nii edasi oli tegelikult täiesti fabritseeritud tühjalt kohal. Ja Kersti Kaljulaid oleks pidanud kõrgelt andeks paluma. Ta palus ühe lausega ja kuidagi nii nagu ta jäi seal. Nii et see ei olnud isegi õieti vabandamine, mis tähendab seda, et Kaljulaiu sõnu ei maksa uskuda ja ei tohigi uskuda. Ja kui me lisame siia juurde veel terve rida teisi asju, milledega ta on aja jooksul hakkama saanud, kas või seegi, et ta sõdis selle eest ja saavutas võidu muide, et Eesti Vabariik saaks ÜROs julgeolekunõukogu ajutiseks või liikmeks, ta saavutaski selle. Kusjuures tähendab, see saavutus on tegelikult idiootne otsast lõpuni, mida meil oli selles julgeolekunõukogus teha. Absoluutselt mitte midagi. Ja sellega järele, aga raha läks ja Kaljulaid sõitis mööda riike ringi, et ikka hääletage Eesti poolt. Hääletati. Reaalne tulemus on just tegelikult oli see, et me peame õnne tänama, et see Kaljulaiu tsirkus ei andnud oma tulemusi. Selles mõttes, et vähemalt sel ajal, kui me istusime seal ÜRO julgeolekunõukogus, ei olnud maailmas ühtegi sellist konflikti, kus me oleksime pidanud näiteks valima Euroopa Liidu ja USA vahel hääletama nii ja naa, kus me oleksime pidanud ütlema mingisuguse seisukoha näiteks Iisraeli vastu, mis on tegelikult Eesti poliitika vastane asi ja nii edasi. Tähendab, ütleme niimoodi, see Kersti Kaljulaiu julgeolekunõukogusse käimine, see on umbes niimoodi, et soldatid istuvad kaevikus ja siis tuleb käsk, et nüüd kaevikust välja ja minge seiske püsti seal kaeviku ees ja siis lihtsalt oota, millal see pauk tuleb. See lihtsalt vedas antud juhul selles mõttes, et sel ajal sellist midagi kriitilist ei tulnud, aga Kersti Kaljulaid tegi kõik selleks, et see risk ja jama tühja koha pealt oleks tekkinud. Ja nüüd, mis puudutab seda viidet siin rahale ja nii edasi, ma loodan, et rahadega on kõik korras, aga ma ei tea. Ja mul on väga kõvad kahtlused, kui ma mõtlen nende trikkide peale, millega Mart Laar, kes oli Kaljulaiu, eks ole, see patroon ja nii edasi, kui ma mõtlen kõigi nende trikkide peale, siis tekivadki küsimused. Nii et ühesõnaga jääme siis ootama, mis Kaljulaiust saama hakkab. Istub ta seal, tegelikult võib-olla ainus järeldus, mis me praegu kogu sellest pullist teha võime, seisneb selles, et me võime öelda, et meil vedas, et Kaljulaiu presidendiks olles midagi nagu otseselt ei juhtunud. Muide, lugu, mis ma olen ka enne rääkinud, oli ju siuke asi Kaljulaiu selles valitsemisaega 2018. aastal jäi Eesti Vabariigi 100. aastapäev. 100. aastapäeva tähistati Eesti Rahva Muuseumis. Jälle küsimus, kes oli see idioot peale Kaljulaiu, kes selle tähistamise sinna muuseumisse viis. Aga olgu, seal muuseumis tähistamisel muide eripära selles, et seal polnud kuskil istuda. Tähendab, sealt tuli kogu see pull, kui seal muusikat mängiti ja Kaljulaid kõnet ütles ja nii edasi. Seda kõike tuli seistes kuulata, kus juures ütleme, see lavastus ise või nii edasi oli siuke pooleldi amatöörfilmina tehtud, pooleldi, ühesõnaga ta oli nagu filmina tegelikult ja formaalselt ta pidi vist siis väljendama mingisugust looduse armastust või ühesõnaga, tähendab Jamps Kuubis. Aga siis Kaljulaid pidas Vabariigi 100. aastapäeval kõne ja nüüd siis tekib küsimus, et millest ta siis rääkis. Muidugi millest muust kui lähisuhte perevägivallast. See on siis kõik see, mis Eesti rahvas 100 aasta jooksul oli siis nagu suutnud endaga kaasa tuua meie kaasaega ja teise vabariiki ja nii edasi, oli lähisuhte vägivald. Selle peale ütleme, halloo, kui peast põrunud peab olema riigi juht, kes leiab, et kõige tähtsam asi on rääkida sellest, kuidas üks naine
pudrunuiaga oma meest peksab. Noh, kah mul nüüd asi. Kusjuures ega siingi oli ju asi tegelikult selles mõttes, kui me ütleme, et on tasakaalust ära nii edasi. Ja tegelikult sealgi oli rohkem niimoodi lähisuhte vägivalla all mõeldakse, kuidas mees peksab naist samal ajal, kui naised, kes peksavad meest, on palju siuke, sellest nii palju ei räägita. Muide, Londonis oli üks lugu, see ilmus 5-6 aastat tagasi, ma mäletan mingisuguses Daily Mail midagi siukest, et Londonis on kuskil 10 000 või 15 000 varjupaika, kuhu naised, keda kodus pekstakse, võivad ära minna ja kus nad saavad ööbida ja olla ja nii edasi. Ja on ainult 5000 varjupaika meestele, keda pekstakse. Ja siis muide väga õigesti sellel artiklis märgiti, et me ei ole nagu kokku rehkendanud seda numbrit, et kui paljudele meestele Londonis igal õhtul öeldakse, mine sinna, kust sa tulid. Aga neidki peaks olema kuskil 5-6 000. Aga no hea küll, see on siis jällegi, eks ole, need äbarikud, äpardused ja kõigest muud jamad, mis on Kersti Kaljulaiuga seotud. Enne kui me edasi lähme, siis ma tahaks veel meelde tuletada, et ma tahaks, et te reageeriksite meie saatele. Like, kommentaar, share. Like, kommentaar, share. Jagada. Nii, nüüd on siis meil see lugu enam-vähem otsas. Aga nüüd üks teema, mida peaks, mis teema, see on tegelikult väga suur probleem. Ühesõnaga, mis seisus, eks ole, sõda käib, venelased tulistavad ja nii edasi. Aga me räägime, et venelastel on, ütleme siin, probleemid rahadega ja majandusega ja nii edasi. Aga me ei ole kunagi nagu eriti täpsustanud seda, mida me siis selle all mõtleme. Ma ei hakka pidama mingisugust ülemäärast loengut tule taevas appi Vene majandust või majanduspoliitökonoomiast üldse. Aga lihtsalt toon välja mõningad sellised kõige olulisemad punktid, mis iseloomustavad Vene majanduse olukorda. Veel eelmise nädala, see on siis eelmise laupäeva seisuga, see on siis see aeg, kui Vene statistika keskvalitsus avaldab mingisugused numbrid. Muide, neid ei saa väga uskuda, aga kuna ma kontrollin seda veel ka 2-3 majandusakadeemiku pealt, kelledest 2 tükki elavad välismaal, siis ma neid numbreid usaldan. Nii. Eelmisel neljapäeval, see on siis täna nädal ette, Putin kutsus kokku oma, nagu öeldakse, majandusploki ministrid ja juhid. Majandusarengu, rahandus ja nii edasi. Ja siis esimest korda Putin rääkis nendega väga karmil sõnal, et te olete meie majanduse perse keeranud, mis tegelikult vastab ka tõele. Nii, hakkame peale siis Vene majanduse kõige olulisemast sellisest eksportartiklist, mis annab neile mingisugused sissetulekud, on siis nafta ja gaas. Naftat ja gaasi, mida Venemaa toodab, olukord on selline, et see jääb praegu Venemaale sisse. Sel lihtsal põhjusel, et venelastel pole ei naftat ega gaasi mitte kuskile müüa. Sellepärast, et eks ole kogu Euroopa ja mõistagi Ameerika Ühendriigid ja nii edasi on oma nafta ja gaasi peal. Nad on juba saavutanud, eks ole, oma gaasi ja nafta energeetilise sõltumatuse. Ja ainsad kohad või ainus koht, kuhu Venemaa saab oma süsivesikuid müüa, on siis Hiina, suurtarbija, ja India. Aga eripära seisneb selles, et nii üks kui ka teine ostavad seda maailmaturu hinnast oluliselt madalama hinnaga. Kui praegu maailmaturu hind on umbes $100 pütist ehk tünnist ehk barrelist, siis Vene oma ostab Hiina ja need ostavad kuskil $50-60 eest.
Ja nüüd on konksukoht selline, et kui venelased eelmisel aastal tegid oma eelarvet aastaks 2026, siis nad rehkendasid sellega, et gaasist ja naftast saadav tulu on umbes $60 barrelist. Tegelikult on praegu alla selle või selle läheda. Ehk teiste sõnadega isegi see, mis ta müüb, ta ei saa seda raha kätte, mida tal eelarves vaja on. Kusjuures ma rõhutan, et ega müümine on väga keeruline probleem, seepärast keegi ei taha osta. Noh, eks ole, lääs ja see iseenesest, aga teised veel. Sest ja põhjus, ameeriklased on terve rida suuri energeetikafirmasid lihtsalt pannud ka sanktsiooni alla. Kui isegi India seal noogutab ja kui Xi püüab nägu teha, et ta usub Putinit ja nii edasi, mida ta tegelikult ei tee, siis see müügimaht ja ostumaht on endiselt ikkagi väga piiratud. Ja praegu, miks ma hakkasin rääkima, siin on mul number 30% toodetud naftast ja gaasist jääb üle ja jääb Vene territooriumile. Järgmine probleem, kõik pütid ja tünnid, nagu siin samas Ust-Lugas oli, eks ole, on täis, lihtsalt ei olegi kuskile valada. Nüüd nafta töötlemise seisma panemine on väga kallis lõbu. See käib põhimõtteliselt niimoodi, et sinna ülevalt surutakse keef vesi nafta puurauku ja surutakse nii palju, et ühesõnaga, et see rõhk surub selle nafta sinna auku sisse tagasi. Esiteks see operatsioon on keeruline, sellepärast, et see nafta maarda või ühesõnaga need augud, kus kas need naftad on nii suured. Aga siit muide kerkib veel üles järgmine küsimus, et kui mingil hetkel Venemaa peaks mõistusele tulema ja võib tulla mitte küll lähemal ajal, aga ikkagi, ega siis nende puuraukude avamine on tegelikult veel hullem kui uue naftamaarda tekitamine. Eks ole, nüüd me rääkime sellest. Nüüd läheme edasi. Vene raudtee pankrotis, Российские РЖД, Российские железные дороги. Raudteel pole mitte midagi vedada. Ehk teiste sõnadega vagunid seisavad tühjalt, toodanguid ei ole. Väga mitmed regioonid, 78-st, 38 tükki on sisuliselt peatanud sõjatööstuse, sellepärast sõjaväel pole ka raha, millega asju osta. Ja see tähendab seda, et 38 regioonis sõjatööstuse arvelt suureneb tööpuudus. Praegu see number on 9 miljonit inimest selle viimase raksuga. Nüüd inflatsioon 15%. 65% inimesi elab palgast palgani. Idee on devalveerida rubla, selleks, et tasakaalustada ära raharinglus. Aga probleem on selles, et siis väheneb import. Nüüd võib küsida, et aga kui Venemaa ei impordi või kas import on nii tähtis ja nii edasi. Tegelikult tähtsam, kui võib-olla meie siit oskame vaadata, väga lihtne kaubaartikkel, ravimid, apteek. 80% Vene ravimite komponentidest, tähendab see, mis sinna sisse läheb ja tegelikult see, mis ravib, mitte see ülejäänu, mitte see pulber, mis on tableti ümber, vaid 80% rohtude sees olevast ollusest on Indiast. Ja see sildikene, mis seal kõrval on, Made in Russia, ei vasta selles mõttes tõele, et Russia on sinna selle pappkarbi ümber pannud, ära pakendanud ja siis mingisugused, üks komponent, mis alati tabletile, mis alati sageli tabletile külge läheb, on näiteks suhkur või suhkrujahu. Tähendab, sees on see, mis sind ravib ja siis see suhkrujahu selle ümber läheb kõhtu sisse, siis läheb natukene aega mööda, suhkur läheb ümbert ära ja rohi hakkab tööle. Vot see nüüd, mis tööle hakkab, sellest 80% on pärit Indiast, mitte Hiinast. Pensionide maksed hilinevad, kusjuures
neil on ette nähtud niisugune värk, et pensionid kuuluvad indekseerimisele. Vastavalt sellele, kui palju siis tarbija indeks kasvab, sellega tõstetakse, see on meil täpselt samas, tõstetakse pensione. Indekseerimine eeldab praegu niimoodi, et hinnaindeks tõuseb 15%, ja pensioni indekseerimise tulemus on 6%, ehk teiste sõnadega tähendab pensionid reaalselt kogu aeg vähenevad. Keskmine pension peab olema vastavalt rahvusvahelisele tööorganisatsioonile World Labour Organization, WLO, keskmine pension peab olema 60% keskmisest palgast antud riigis. Ja see on rahvusvaheline reegelnorm. Venemaal 23%, niisiis 60% puhul 23 Venes. Nii, siis 70% ettevõtetest on raporteerinud Statistika Keskvalitsusele kasumilangust. Näiteks selline kuulus firma nagu Avtovaz, kes teeb laadasid ja siguleid ja nii edasi. Avtovaz saatis kogu aja eest sundpuhkusele 70% oma töölistest. Ja needki, mis alles jäid, on peamiselt koosteliin, konveier ja nii edasi, kes tegelikult panevad praegu autosid kokku nendest osadest, mis veel on valmis, aga millele midagi juurde enam ei tule. Roskosmos, sel ajal kui ameeriklased lendavad ümber kuu, Roskosmos on leidnud endale alternatiivsed tooted, mida teha. Ja see on tubli, et nad seda teevad, aga see ei ole kindlasti kosmoseagentuuri põhiline ülesanne. Nad teevad igasuguseid invaliidide tarbeid. See on siis kepp, rulaatoreid, siis tegelikult ka igasuguseid metallist, alumiiniumist või nii edasi, proteese ja nii edasi. On olemas terve rida tootmisharusid, mis on Venemaal lihtsalt elementaarselt surnud. Esiteks on siis masinaehitustööstuse seadmete tootmine. See on igasugused treipingid, freespingid ja nii edasi. Ühesõnaga igasugused masinaehituses kasutatavad riistad, tootmisvahed, surnud, enam ei tehta. Masinaehitus ise. Masinaehitus võib olla kõige nähtavamaid, selliseid on see sama Avtovaz, kes veel nagu natuke hingitseb, aga kõik need teised krassid, kamassid ja nii edasi läinud. Siis kergetööstus masinad. Siis põhiliselt, eks ole, õmblusmasinad, aga siis ka kangasteljed ja muud taolised asjad. Probleem on selles, et nende nende tootmisharude tooteid ei ole kellelegi müüa. Seesama treipink ja freespink ja mis iganes, nad võivad head olla, nad on valmis, aga keegi ei osta. Ja ei osta sellepärast, et jällegi omakorda nende tooteid ei ole kellelegi vaja ega neid ka kuskile ei lähe. Nii, nüüd läheme edasi. Kogu Venemaa peale pole praegu ühtegi kohta, kus otsitakse töötajaid. Vallandatuid oli 9 miljonit, aga töötajaid ei otsita. Samal ajal ainus demograafiliselt oluline faktor on inimesed, keda tapetakse, praegu on üle miljoni Ukraina seas. Statistika näitab, et inimesed püüavad riigist ära joosta, nii palju kui vähe võimalik on. Aga ärajooksmise võimalused on piiratud igasuguste piiride ja sanktsioonide tõttu ja nii edasi. Ja usu või ära usu, aga kõige tähtsam, ütleme emigratsiooni sihtkoht on Valgevene, Minsk.
Sellepärast, et võrreldes sellega, mis toimub praegu Venemaal, sealhulgas ka Moskvas, on Minsk kahtlemata jõukuse ja isegi vabaduse eeskuju. Akadeemik Niguatulin ka sellel samal konverentsil, mis oli siis tollel neljapäeval, ütles, et Hiina vaeseimad regioonid on rikkamad Vene keskmise jõukusega regioonidest. No sellega on siis asi nagu ära näidatud. Masinaehituses, millest me kunagi rääkisime, oli 2012. aastal 4 miljonit töötajat, tänaseks 400 000, kusjuures akadeemik leiab, et see 400 000 võib mitte olla tõsine. Ja siis seal samas konverentsil nii imelikkusega ei ole, seal öeldi, et väljapääsuks on tegelikult nagu 2 võimalust. Esiteks informeerida Putinit. No seal öeldakse muidugi seal informeerida, esitada statistilisi andmeid ja nii edasi kõrgemale juhatusele. No kes on veel Putinist kõrgem juhatus? Ehk teiste sõnadega majandusteadlased täna nädal aega tagasi konstateerisid seda, et Putinile valetatakse. Mis võib ka tõsi olla, kuid siin tuleb silmas pidada, et eks siin ole ka selline vana klassikaline Vene arusaam, et tegelikult, et alamad on halvad, aga keiser on hea ja kui hea keiser teaks, kui paha kõik asjad on, küllap ta siis meid aitaks. Ja teine oluline punkt, mida siis majandusteadlased ette käisid, on see välja vahetada inimesed alates kesktasemest ülespoole. No see on siis meistrid ja seal osakonna juhatajad ja nii edasi või siis väiksemate riigiettevõtete juhid välja vahetada. No viisadele meelepärane mõte, aga jäi arusaamatuks, kui sa vahetad nad teiste vastu välja, mis siis sellest paremaks saab. Ja kolmas väga huvitav käik, mis oli väga konkreetne, oli see, et peatada kõik kallid ehitised. Ehk teiste sõnadega mitte investeerida suurtesse kallitesse ehitistesse ja selle arvelt siis teatud hulk raha kokku hoida. Noh, okei, aga see tegelikult, mida see tegelikult tähendab? Kallite ehitiste all on mõeldud eeskätt tõenäoliselt tööstuslikke ja ehitisi ja transpordi ehitisi, nii edasi, vabrikud ja see. Aga see tähendab seda, et kaovad ära investeeringud. Tähendab, kui keegi tahab ehitada 100 miljoni eest või 200 miljoni eest tehase, vabriku ja nii edasi, siis sinna lähevad ju 100 ja 200 miljonit dollarit selle ehitise ülalhoid. Kui me nüüd ütleme, et ehitisi olla ei tohi või need tuleks kokku võtta, no siis tähendab see seda, et see investeering või see lähebki sinna. Ja need alles jäänud 100-200 miljonit dollarit lähevad siis, noh, muidugi suures osas ikkagi ka sõja otstarbeks. Nii, no muidugi, kui me venelastest praegu juba rääkima hakkasime, siis muidugi on nad väga nördinud selle peale, kui halvasti läksid valimised Ungaris. Ma ei hakka sellest pikalt rääkima, meil on juba kõik teised raadiod ja sellest ära rääkinud, aga lihtsalt hea väljend, et Vladimir Solovjov, kes on kõige tähtsam ja kõige kõvem ja kõige ägedam Vene propagandist, ütles, et huvitav, et millised põdrad pandi Ungaris ühemandaadilistesse ringkondadesse, et nad ei suutnud valitud saada ja võita ja nii edasi. Hämmastav on see, et termin põdrad on omandanud nüüd siis ka tähenduse Vene poliitilises leksikonis ja tähendab Ungari kaotanud poliitikuid. Nüüd üks teema veel, mis hiljuti nagu üles tuli, see jooksis Facebookist läbi ja see on pühendatud relvadele. Nimelt Riigikogu liige Varro Vooglaid käis välja idee või isegi selline nõude, et temal peab olema relv kaasas, kui ta Riigikogusse läheb. No see on teema, millest me oleme rääkinud meie siinsetes saadetes rohkem kui üks kord, aga ju siis ei ole Varro Vooglaid viitsinud meid kuulata või ta lihtsalt teemat nagu väga hästi ei jaga.
Tähendab, kõigepealt on see, et Eestis see idee, et eestlasel peab relv olema, on tegelikult meil põhiseadusse sisse kirjutatud ja põhiseaduses on öeldud, et iga inimene on kohustatud avaldama relvastatud vastupanu kallale tungi korral Eestile. Ja oluline punkt on see, et ta ei pea ära ootama, kuni kuskilt ülevalt mingi käsk tuleb. See on siis, ütleme, see 40. aasta teema. Tähendab, venelased tulevad sisse, aga Laidoner käsku ei anna. Laidoner on enne seda relvad Kaitseliidult ära korjanud ja nii edasi, nii edasi. Selline variant, nagu nüüd enam Eestis juhtuda, nagu ei tohiks. Sest põhiseadus ütleb, et igal ühel on relv ja ta peab vastu hakkama nii palju, kui ta saab, suudab ja oskab. Nii et selles, et Vooglaid tahab endale püstolit saada, ei ole mitte midagi erilist, vaid vastupidi, see ongi see, mida nagu vaja tegelikult meil oleks. Ja sellel baseerub meil kodanikukaitse ja Kaitseliit ja kes iganes. Nüüd aga, kus kohast tuleb nüüd see Vooglaiu probleem? Vooglaiu probleem tuleb sellest, et ta tahab selle püstoliga käia Riigikogus. Muuhulgas ta muide kirjutas selle üks väga vahva kiri, mis tal oli saadetud, väga ropp kiri, kus Vooglaiu ähvardatakse ühe või teise või kolmanda asjaga. Ja et tal enesekaitseks relva vaja. Nüüd ka selles, et Vooglaiul võib relv olla, ei ole kellelgi mitte mingisugust kahtlust ja kui tal see on, siis tubli poiss, jumal tänatud. Aga kus kohas probleem üles kerkib on see, kui ta tahab selle relvaga hakata Riigikogus käima. Siukest asja ei luba mitte ainult Riigikogu, vaid sellist asja ei luba ka paljud teised asutused, näiteks pangad, suured advokaadibürood muide. Keda ma tean ja nii edasi, kus töötajad ja advokaadid ja nii edasi on küll relvastatud, aga relvadega ei tohi tööruumidesse sisse minna. Ehk teiste sõnadega Vooglaiul võib püstol olla ja väga hea kui on, aga ta ei tohi sellega tulla Riigikogusse sisse. Miks? Väga elementaarne põhjus. Kui me meenutame kõiki neid aegu, kus erinevates riikides on parlamentides toimunud kaklused, kus on sõjaväehunta teostanud riigipöörde sel teel, et ta astub sisse parlamendi peasaali, nii nagu oli Hispaanias ja nii edasi. Nüüd, kus meil see kõik on olemas, siis on täiesti selge see, et me ei tohi relvastatust lubada Riigikogusse sisse. Seda enam, et 9 juhul 10 või isegi 99 juhul 100 on seal ju kõik need inimesed, kes ei ole ju vägivaldsed. Tähendab, need 90 või need 100 Riigikogu, nad ei ole ju vägivaldsed, kelle vastu sa pead ennast kaitsma. Kui kusagil on vägivaldsed inimesed, siis need on Riigikogu ees, seal kus miitinguid peetakse ja nii edasi, aga mitte Riigikogu sees. Ja nüüd tekitada olukord, kus ühel Riigikogu liikmel on püstol ja teistel ei ole, või veel hullem, kõigil on tegelikult see olukord, kus Riigikogu normaalne töö ei saagi toimuda, sellepärast, et inimesed peavad rehkendama ja arvestama sellega, et nad on kellegi püstoli suues. Nii edasi. Nüüd, kui ma mõtlen selle peale, kui ma käisin paari oma Ameerika praktika üliõpilasega ühes Vene pangas juhatuses, kuhu meid kutsuti juhatuse koosolekule, see oli Alfa Pank, muide, praegu väga kuulus seoses alumiiniumitööstuse pankrotiga. See Alfa Pank ja Alfa Panga juhatus, siis seal oli niimoodi, et seal oli kokku 20 inimest, kes juhatus oli, aga enne kui sa uksest sisse lähed, siis oli seal 2 lauda. Ühele poole laua peale panid sa mobiiltelefoni ja teisele poole laua peale panid sa oma relva. Oligi nii, ja siis kui need ära pandud, siis mindi sisse. Ja ega, jumal, kui meil isegi näiteks lennukis kontrollitakse enne lennukisse minekut, et kas sul on või ei ole, siis seda enam kontrollitakse seda Riigikogus. Nii et Vooglaiul on, nagu ma ütlen, õigus sellele püstolile igatepidi olemas, aga selle käitlemine käib välja niimoodi, et kui ta selle püstoliga Riigikogusse tuleb, siis ta võtab selle püstoli välja ja annab sellele politsei korrapidajale või valvurile, see paneb kuskile kappi ära ja nii edasi, ja ta läheb sisse. Ja kui nüüd aeg on ära tulla, siis ta tuleb ära, pöörab ja politseinik annab talle selle püstoli tagasi. Aga tal ei ole õigust selle relvaga minna sinna sisse.
Ja kui me nüüd veel rehkendame selle asjaoluga, tähendab, no meil me ei ole siin arstid ega midagi, aga ma arvan, et kõik meie kuulajad ja oleme kõik igatepidi nõus sellega, et Vooglaiu näol on meil tegemist, ütleme sellise psüühiliselt ebastabiilse inimesega. No siis seda enam. Ma ei ole küll väga sageli temaga kokku puutunud, aga ma täitsa kujutan ette, et kui me nüüd sinuga praegu siin istume ja räägime siin igasugustest asjadest, mis tekitavad vaidlusi ja nii edasi, ja kui mul seal ees istub püstoliga Vooglaid, ega ma ei tunneks ennast väga hästi. Või kui ta tahab seda püstolit hoida, siis ma lihtsalt vaatan, et kas ta võtab sealt padrunid seest välja ja nii edasi ja laeb tühjaks, et siis istub. Aga keegi, kui ma muide sellest kirjutasin Facebookis, siis keegi võibas, oi, et ta on nii tark ja tasakaaluga, ei on tasakaal, tark ja kõige terasema mõistusega inimene Riigikogu. No oletame, esiteks ma ei usu seda, aga teiseks, no oletame, et ta ongi kõige terasem ja kõige terasem ja kõige teravama mõistusega inimene Riigikogu. See ei tähenda, et ta on psüühiliselt tasakaalus, tuleb taevas appi. Ka targad inimesed lähevad mõnikord keerab ära. Ja eriti inimene, kes ei ole alati võimeline ennast psüühiliselt kontrollima väga. See ongi muide, vaadake ise, mis asju siin tänavatel on sündinud ja juhtunud ja nii edasi. Nii et ühesõnaga me oleme siin igatepidi relva kandmise poolt, mida rohkem relvi kantakse, seda parem on. Aga teatud psüühiline kontroll, psühhiaatriline kontroll eelnevalt relva andmiseks on vajalik. Muide, ma jätsin praegu veel nimetamata psüühiliselt tasakaalustamata. Ega see on veel ka siuke arsti ütelda. Sest kui näiteks on tegemist inimesega, kellel on kõva kalduvus sooritada enesetapp, ega siis ei tohiks talle ka tegelikult relva anda, kui ta sinnapoole kisub. Aga ütleme minimaalne meditsiiniline kontroll, inimene on tasakaalustatud, inimene orienteerub mitte maailmas, vaid orienteerub ohusituatsioonis. Kas me võime öelda, et näiteks Vooglaid saab aru, millal on tegemist tõsise ohuga ja millal ei ole? Kas ta teab seda, et ta ei tohi enne pauku panna, enne kui nüüd keegi tema pihta tulistab või võtab, nagu tänapäeval öeldud, relvalaadse eseme välja ja nii edasi. Et kuidas nende asjadega ikka tegelikult on? Nii et, ja kui siis kõik korras on, siis käigu oma püstoliga ringi nii palju kui tahes. Ja kui isegi väga suurt reaalset ohtu ei ole, ega sellest pole ka lugu. Tähtis on see, et Vooglaid tunneks ennast tänavatel ja väljakutel hästi. Et ta ei peaks mõtlema selle peal, et kes mulle selle paugu annab ja nii edasi. Aga nagu ma praegu Marguse peanoogutusest aru saan, ei tunne see Vooglaid ennast hästi mitte kunagi. Esiteks kõik on tema vaenlased ja teiseks on kõik väga, väga ohtlikud inimesed ja nii edasi. Ja see. Muide, ega see Vooglaiu lugu on ju kah veel omast kohast. Vooglaid on kristlane ja Vooglaid on usklik. Ja seoses usklikkusega tasub meeles pidada ühte asjaolu. Rooma paavst, nagu inglise keeles seda öeldakse Pope mobiil ehk paavsti mobiil. Pope mobiil on kuulikindlatest klaasidest ja igasuguste turvaelementidega aetud ja nii edasi. Ja talle on esitatud rohkem kui ükskord küsimus, et Rooma paavst, et juhul kui sa oled Peetruse järeltuli ja juhul kui issand Jumal hoiab sind ja kaitseb, siis milleks on sul vaja veel kuulikindlat klaasi, sellepärast Jumal ise kaitseb sind, pole tarvis. Ja seda võiks tegelikult katoliiklasest Vooglaiule ka ütelda, et milleks sul püstolit vaja on, küll Jumal kaitseb sind igasuguste nende asjadest ja nii edasi. Vooglaid muidugi selle peale ei tule. Paavst tuli, paavstil on selle jaoks, kuna tema käest küsitakse seda nii tihti, siis paavst on maha istunud ja välja mõelnud vastuse sellele keerukale küsimusele, et miks ta peab ja kas Jumal ei kaitse ja nii edasi. Siis paavst on selle peale öelnud, aga kuulikindla klaasi on ka Jumal teinud just nimelt selle jaoks ja valmis.
ja see on muide see lugu, millest on räägitud, et Mats istub maja katusel ja ümberringi jõgi voolab ja hakkab juba uppuma ja kõik värgid ja nii edasi. Ja ta palvetab ja siis tuleb tema juurde, tulevad seal akvalangistid või nii edasi, et me päästame su ära, siis mul pole vaja, Jumal päästab mind. Siis tuleb mootorpaat, et me viime su ära, jälle pole vaja, tuleb helikopter ja ka viib ära ja lõpuks mees uppubki ära. Ja kui ta lõpuks Peetruse tagant siis Jehovaga kokku saab ja ütleb, et ma olen sind palvetanud, ma olen seda teinud ja nii edasi, nii edasi, nii edasi. Et miks sa mind ei päästnud ja siis Jehova ütleb, ma saatsin sulle akvalangisti, ma saatsin sulle mootorpaadi ja ma saatsin sulle helikopteri, mida ma veel pidin tegema. Nii et see on nüüd siuke tõlgendamise küsimus. Muide, kui nendest asjadest rääkida, siis see lihtsalt tuletab, nüüd kogemata läks Vooglaiuga seoses sellist. Seda on mulle kahjuks üks piiskop rääkinud kunagi Ameerikas. Tähendab, 2 preestrit lendavad lennukis ja üks mootor ütleb üles ja teine ütleb üles. Ja see issand Jumal, et nüüd on ainult 2 mootorit veel alles, et ära muretse, selle 2 mootoriga lennuk lendab ära. Ja see kas lendab? No näed, see mootor, see 2 on ära, aga 2 veavad ja lennuväli ei ole kaugel ja nii edasi ja nii edasi. Ja siis ja ütleb, et ja vaata seal ees pinkide peal, seal istuvad ju 2 kardinali või 2 piiskopi, nii et meie lennukiga ei saa midagi juhtuda. Ja siis teine preester ütleb, et kui on valida 2 mootori ja 2 piiskopi vahel, et siis ma helistan 2 mootori. Aga need on sellised toredad, miks ma sellest nii rahulikult ja kõigest räägin, sellepärast, et ma olen ise õpetanud 10 aastat ülikoolis, mis oli nii katoliiklik, kui üldse olla sai. Mul kuskil õigusteaduskonnas seal, ma arvan, 3 kuni pool kolleege, õppejõudusid, juriste olid kas preestrid või mungad. Kusjuures munk muide oli selle ülikooli tuumainstituudi direktor. Ja katoliku preester oli jalgpallimeeskonna treener ja nii edasi. Nii et, aga need on nüüd niisugused normaalsed, positiivsed, elurõõmsad katoliiklased. Nii et selles mõttes võib-olla see Vooglaiu, see karm suhe maailmas on ka tema enda seisukohad suhteliselt erandlik. Nii, ja nüüd siis võib-olla veel üks asi. Pool poliitiline ja poolt mitte. Moldaavia nimelt on teinud terve rida samme, et võtta enda külge Transnistria, mis on üks õhukene ribakene Dnestri ja ülejäänud Moldaavia vahel ja mille on eraldanud sellest päris Moldaaviast ütleme Nõukogude Liidu järgne aeg, kui meie mõistes Interrinne või olgu siis kas või Narva või midagi taolist, mis on selline puhas Nõukogude ja Vene asjandus. Muidugi nad on majanduslikult põhja käinud, elu on väga kole ja kallis ja nii edasi. Ja tegelikult nüüd hakkavad, ja nad on muidugi ka venelased ja venemeelsed, aga nüüd nad hakkavad aru saama, et ei ole see elu sugugi mitte nii hea, kui nad on täitsa omaette, kui nad ei ole Moldaaviaga seotud, kellega kah muide elu ju väga hea ei ole, aga ikkagi. Ja nüüd on siis astutud terve rida samme, sellised vaiksed nurgatagused läbirääkimised 2 poolel, tähendab, et Transnistria ühendada Moldaaviaga või Moldovaga ja siit siis järgmine käik on Moldova ühendada Rumeeniaga, mis annab, rumeenlased ja moldovlased on üks ja seesama rahvas, tähendab, see pole isegi dialekti vahet, need on nii üks kui üks olla saab. Ja muidugi see Moldova ühendamine annaks Moldovale, ühendamine Rumeeniaga annab Moldovale ju ametlikult liikmelisuse NATO-s ja automaatselt ka liikmelisuse Euroopa Liidus, sellepärast see on. Nii et ühesõnaga see liikumine sinna suunas ja muidugi, eks ole, venelased on hulluks minemas ja mis iganes, et kõik kalb ja NATO tundid peale ja nii edasi. Aga tegelikult seal oli üks asi, millele ma tahtsin tähelepanu juhtida, mis ei ole poliitiline, aga väärt tähele panna, ma arvan.
seoses nende läbirääkimistega, mitmete pressikonverentsidega ja seoses Moldova presidendi visiidiga Prantsusmaale ja nii edasi, torkab silma üks asi. Moldova president Maia Sandu, tal on 2 väga sihukest toredat omadust. Enne kui me räägime nendest omadust, Maia Sandu on lõpetanud Harvardi ülikooli ja tal on doktorikraad Oxfordist. Nii et tegemist on inimesega, kelle haridus ja teaduslik haridus ja nii edasi on kõik seotud USA ja inglise keelega. Nii. Ja nüüd siis, kui Maia Sandut näidatakse praegu suhteliselt tihti, rahvusvahelises meedias, küll ta käib ühes kohas, küll ta käib teises kohas, siis on mingisugused läbirääkimised. Ühesõnaga, Maia Sandu on praegu tähtis tegija selles mõttes, et tema figuur omab tähtsust seoses Rumeenia, NATO, mingil määral ka Ungari nende valimistega ja nii edasi. Nii, ja 2 punkti. Esiteks, Maia Sandul on väga ilusad kleidid, ilma igasuguste lohverdavate püksteta ja tont teab millega. Ja teiseks, mis veel ütleme Euroopa Liidu taustal väga silma torkab, Maia Sandul on alati pestud juuksed. Ma arvan, et see oleks nüüd see eeskuju, mida Euroopa naispoliitikud peaksid nagu selles mõttes tähelepanu pöörama. Tähendab, riigijuht, riigipea ja nii edasi peab käima ilusti, puhtalt, stiilselt ja nii edasi. Ja ma loodan, et Maia Sandu ilmumine suurele Euroopa areenile parandab suuresti ka Euroopas töötavate daamide väljanägemist ja tualette ja muid taolisi asju. Veel 1 pluss Moldova liitmiseks Rumeeniaga. Niisiis, tänu järgmise korrani.